Tere tulemast jälgima teekonda oma unistuste koduni. Kõige esimene asi, mida me alati sul soovitame teha, on pöörduda panka. Kas siis kasutada kalkulaatorit nende kodulehel või teha ära taotlus selleks, et saada teada, milline on sinu laenuvõimekus. Uusarendus kodulehtedega tasub kindlasti tutvuda. Seal on meil alati kirjas ehitusinfo, siseviimistlusinfo, kindlasti on olemas lisainformatsioon ka naabruskonna, üldalade, hoovialade kohta. Kui sa oled välja valinud omale sobiva korteri, siis tasub leppida kokku kohtumine müügijuhiga. See toimub siis kas arenduses koha peal, kui korter on valmis, või meie müügisalongis, juhul kui korter on veel ehitusjärgus. Kohtumisel müügijuhiga räägib ta sulle kõigest, mis puudutab korterit, naabruskonda, üldalasid ning kindlasti küsi küsimusi, et saada juba kõige detailsem info oma korteri kohta. Pööra tähele kindlasti korteri planeeringule. Vaata, kas tubade suurus on sinu jaoks piisav. Kas sulle on oluline, et seal oleks vann või dušš? Ja kui sa oled päikeseinimene, siis jälgi ka seda, kas korteris on hommiku, lõuna või õhtupäikene. Lisaks jagab müügijuht sulle informatsiooni ka kõige kohta, mis puudutab garantiid. Uuri müügijuhilt ka seda, kuidas saab antud korter ära planeerida. Saadud hinnapakkumine saada panka, kus sinu laenuotsusega tegeletakse. Ning ostes kodu Merkost ära unusta kasutada salasõna Merko. Nüüd räägime sulle lähemalt, mis sind täpsemalt siis panga sees ootab. Täida taotlus ka siis, kui uurid alles oma laenuvõimalusi, sest taotluse täitmine ei kohusta sind kindlasti veel laenu võtma, vaid annab sulle näiteks väga hea ülevaate, kui suur on sinu laenuvõimekus ja millised on laenuga kaasnevad kulud. Ja lisaks pank annab tegelikult sulle ka väga hea ülevaate, millised on erinevad kindlustusvõimalused. Üldjuhul on siis laenu tagatiseks ostetav vara, ja oma finantseering peaks olema minimaalselt 15%. Kui sul on lisatagatis või võimalik kasutada KredExi käendus, siis võib oma finantseering olla ka väiksem. Kui sul on kuskil teises pangas näiteks laene, liisinguid või järelmakse, siis me soovime aru saada, millised on su kohustused, ehk siis seal oleks oluline meil teada, kui suur on selle kohustuse kuumakse ja jääk. Kui sul ei ole piisavalt oma finantseeringut, näiteks siis 15%, mis on minimaalne, või sa soovid võtta laenu rohkem, kui vara väärtus võimaldab, siis on sul võimalik kasutada ka lisatagatist, mis üldjuhul peaks siis olema endale kuuluv elukondlik kinnisvara või erandlikel juhtudel ka vanemate vara. Üks dokument, mida kindlasti vajad laenu võtmisel, on ka hindamisakt ja selle tellimisel saab sind aidata juba sinu laenuhaldur. Kui vara on välja valitud ja ka kõik olulised dokumendid on koos, siis me teeme omalt poolt laenuotsuse. Ja laenuotsuse käigus analüüsime me sinu laenuvõimekust. Sinu kõikide laenude kuumaksed võivad moodustada kuni 50% sinu sissetulekutest. Kui sul on olemas positiivne laenuotsus, siis järgmine samm sellest on juba laenulepingu allkirjastamine ja seal vaatad sa siis täpsemalt kõik tingimused juba koostöös oma laenuhalduriga üle. Kui arendus on alles valmimas, siis laenulepingu saame sinuga ikkagi kohe ära sõlmida ja laenu maksame välja siis, kui vara on juba valmis saanud. Hea on teada ka seda, et laenu võtmisega kaasnevad ühekordsed kulud. Nendeks on siis näiteks laenulepingu sõlmimise tasu, hindamisakti kulu ja notaritasud. Pärast notaritehingut kanname laenusumma sinu kontole ja sealt edasi juba müüjale. Kui sa oled ära käinud pangas, on aeg notaritehinguks. Panga esindajad on saatnud kõik sinu materjalid notari juurde ja notar ootab sind. Notari juurde tulles on võimalik siis teha tehinguid kahel viisil, kas tulla kohale või teha läbi arvuti. Kui otsustad kaugtõestuse kasuks, siis kohalolek notari juures loomulikult ei ole vajalik. Sul on vajalik arvuti, millel on võimalik esitada videot. Kui sa tuled kohale, on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument. Notari juurest reeglina sõlmid sa 2 lepingut. Üks on siis ostu-müügileping ja teine on hüpoteegi seadmise leping. Ostu-müügilepingu valmistab ette notari büroo ja samuti hüpoteegi seadmise lepingu. Sinna sa võid vabalt öelda juurde andmeid, mida siis müüja ja ostja on kokku leppinud, edastades need siis notarile. Olles alla kirjutanud ostu-müügilepingu ja hüpoteegilepingu, pead sa ära tasuma notaritasu ja riigilõivu. Need saadetakse sulle meili peale, koha peal ei pea sa tasuma neid ja seal on täpselt kirjas, kuhu kui palju maksta. Olles lõpetanud lepingu notari juures, kannab pank kõik vajalikud summad sinu konto kaudu müüja kontole.
sina ei pea tegema selles suhtes mitte midagi. Sellega ongi tehing tehtud ja jääb üle üksnes korter veel kätte saada.